Nii, tere õhtust! Mina olen Heiki Kalsek. Alustame siis täna õhtuse aruteluga. Täna õhtul on siis nii-öelda Raeküla tuuleala või tuulealade 10 ja 15 detailplaneeringu lähteseisukohtade ja KSA programmi tutvustav arutelu. Planeeringute koostamine käib planeerimisseaduse järgi. Planeerimisseaduses on ette antud siis oma reglement, mis tegevusi tuleb teha. Lähteseisukohtade ja KSA programmi avalikustamine on planeerimisseaduses ette nähtud detailplaneeringute puhul. Tänast koosolekut ei ole seal ette nähtud, et tänane koosolek on lihtsalt selline tutvustav koosolek, mida me siis oleme vallavalitsusega pidanud vajalikuks, et inimesed kõik ei ole planeeringute maailmas nii kursis, mida tehakse, et jagada siis infot just planeerimismenetluse kohta. Meie tänast koosolekut mingil moel ei salvesta ega ei tee ka selle kohta protokolli, lihtsalt selleks, et oleks ülevaade, kui palju inimesi siin käis, olid siis need registreerimislehed. Siin on üks kaamera, see on, ma ei tea, keegi filmib kuhugi seda materjali, et kui kellelgi on midagi selle vastu, aga filmitakse, ma ei tea, siis kas tuua välja või siis võtta lihtsalt teadmiseks. Et me tutvustame seda protsessi, räägime selle jutu ära ja siis pärast poole saate küsida, saab siis arutada. Kõigepealt planeerimisest ja mõjude hindamisest ja ehitamisest, et on siis neli liiki planeeringuid, üleriigiline maakonna-planeering, üldplaneering, detailplaneering. Detailplaneeringule järgneb tavaliselt projekteerimine ja sellele siis järgneb ehitamine, et praegu meil planeerimistasanditel on tegemist siis detailplaneeringuga. On olemas keskkonnamõju hindamine, on olemas keskkonnamõju strateegiline hindamine, praegusel juhul on siis tegemist detailplaneeringule tehtava keskkonnamõju strateegilise hindamisega. Selleks, et me siin üldsegi saaksime tuulikutele detailplaneeringut teha, siis selline tuulealad nii-öelda olid paika pandud juba siis valla üldplaneeringus ja järgmine samm siis ongi detailplaneering teha. Miks me seda detailplaneeringut teeme, on see, et jätkuvalt siis kehtib energiamajanduse korralduse seaduses eesmärk, et aastaks 2030 peaks olema kogu siis elektrienergia, mida tarbitakse, see peaks tulema taastuvatest allikatest. Tuuleparkidega on siin nüüd juba võib-olla 5 aastat tegutsetud. Ennem koos COVID-iga tuli ka siis tuuleparkidega tegutsemine ja mul on siin paremal pool on siis selline Eesti kaart, kuhu siis saab neid tuuleparke teha. Väike-Maarja vald siis on ka selle kaarti sees. Et kui meil siin 7-8 aastat tagasi oli see, et vahepeal ei lubatud üldse tuuleparke maismaale teha, kuna tuulepargid segasid radarite tööd. Siis siin kuskil 4 aastat tagasi võeti vastu otsused kompensatsiooni radarite tegemiseks ja tänaseks on need radarite töös. Aga jah, seadus ütleb, et meil peaks olema nii palju taastuvenergiat ja selleks on siis ka riigikaitselised võimalused loodud. Miks siis seadustes see asi kirjas on see, et kliima soojeneb. Euroopas on leitud see, et me peame tegelema siis sellega, et
et me põletaksime vähem, toodaksime CO2 vähem ja meil oleks rohkem taastuvatest allikatest energiat. Eelmise aasta kohta veel ei ole Elering avaldanud, mis tootmisliikidest on siis energia toodetud. Siin on 2 eelneva aasta andmestikus, siis on näha ka see, et fossiilse energia siis kasutamine väheneb ja suureneb siis päikese tuule energia. Oluline on siis ka see energiajulgeolek, et oleks siis rohkem hajali energia tootmisüksusi. Nende juurde kindlasti kuuluvad siis ka juhitavad üksused, kuuluvad akupangad, kuuluvad gaasijaamad, ka neid kõike kavandataksegi, aga jah, et siis seda taastuvenergeetikat, seda oleks. Nüüd ENMAK-is Eesti energiamajanduse arengukavas, mis siin umbes 10 päeva tagasi siis valitsuse poolt kinnitati, seal siis oli välja toodud, et aastaks 2035 peab olema uusi taastuvenergia võimsusi 1300–1800 megavatti installeeritud. Et jah, kliimaneutraalsuse poole liikumiseks siin on ka selline üks skeem, kuidas siis aastate jooksul teda tuleks vähendada. Ilmselt kõigest sellest lähtuvalt esitasidki siis 3 ettevõtet vallale taotluse siin siis tuulepargi detailplaneering algatada. DMV Green Sustainable Investments ja Energy Estonia on siis need, kes on selle Raeküla tuuleala üldplaneeringu kohased alad 10 ja 15 arendajad. Nende taotluse alusel Väike-Maarja vald algatas detailplaneeringu. Pärast planeeringu algatamist tehti riigihange, kus siis AB Antaste Rae, millest olen mina ja Soni Kalkranel, kust on siis keskkonnamõju hindaja Aar Noorve, osutusid riigihankel edukaks ja tegime siis lepingu selle planeeringu tegemiseks. Planeeringud tehakse siis koostöös riigiasutustega ja kaasatakse siis erinevaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes siis soovivad olla kaasatud siia planeeringu koostamisse. See koostöö ja kaasamine, neil on ka planeerimisseaduse kohased terminid, sisuliselt tehakse kõigi nendega koostööd. Ja planeeringu heakskiitja on siis Maa- ja Ruumiamet, kes siis vaatab üle planeeringu koostamisel omavalitsus oleks järginud planeerimisseaduse nõudeid. Ajakava planeering algatati 2024 aasta detsembris. Praegu on siis see aeg, kui on siis planeeringu lähteseisukohad ja KSA programm avalikul väljapanekul. Nad on avalikul väljapanekul 8. veebruarini. See on siis see aeg, millal saab teha lähteseisukohtadele ja KSA programmile ettepanekud. Pärast seda siis vaadatakse need ettepanekud läbi. Kui on vajalik, tehakse programmi ja lähteseisukohtadesse täiendusi ja siis märtsis-veebruaris avalikustatakse siis lõplikud lähteseisukohad ja programm valla kodulehel. Siis toimub edasi planeeringu eelnõu, mina kasutan ka mõistet eskiislahendus koostamine. See kestab kuskil septembrikuuni ja novembris võiks olla meil siis praeguste plaanide kohaselt selle eelnõu esimene avalik väljapanek. Kui on avalik väljapanek, siis kõik isikud saavad teha selle kohta arvamusi selle avaliku väljapaneku jooksul. Toimub siis avaliku väljapaneku järgset avalik arutelu, need arvamused, mis esitatakse, nendele koostatakse vastused.
toimub avalik arutelu ja pärast seda avalikku arutelu siis jätkatakse planeeringu eelnõu koostamisega, tehakse see eelnõu valmis selliseks, et selle saaks esitada kooskõlastamiseks riigiasutustele ja arvamuse andmiseks siis isikutele, kes on soovinud, et nad saavad arvamust anda. Kui on läbi see kooskõlastamise protsess, selle järel võivad tulla ka planeeringusse veel täiendavad muudatused, siis läheb planeering volikokku, kes siis peaks tegema planeeringu vastuvõtmise otsuse ja kui planeeringu vastu võetud, siis on taas planeeringul avalik arutelu. Nii et praegu on see, et kui me ma tulen tagasi kohe, et ühesõnaga siis see arutelu ilmselt saaks toimuda, avalik väljapanek saaks toimuda kuskil mai-juuni 2027 ja planeering saaks volikokku minna kehtestamiseks. Volikogu võib otsustada mitte kehtestada planeeringut kuskil 2027 sügisel ja pandud siia 2027 novembri. Aga kui me nagu vaatame seda, et millal siis on need avalikustamised, siis eskiislahendus peaks olema selle aasta sügisel ja siis teine vastuvõtmise järgne avalikustamine peaks olema siis 2027 mai-juuni kuskil sealkandis. Planeeringu kaasamiskava on siis see, et planeering tehakse koostöös nende riigiasutustega, mis siin on välja toodud Eesti Geoloogiateenistus, Kaitseministeerium, Keskkonnaamet, Maa- ja Ruumiamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, Terviseamet ja Transpordiamet. Et need riigiasutused peaksid andma siis planeeringule ka kooskõlastust. Kaasatavad, keda siis samamoodi teavitatakse planeeringuprotsessist, on Eesti Keskkonnaühenduste Koda, Elering, Elektrilevi, kinnisasjade omanikud 3 kilomeetri raadiuses, Kliimaministeerium, Maa- ja Ruumiamet, Muinsuskaitseamet, Tapa vald, Vinni vald, telekommunikatsiooniteenuste pakkujad ja TTJA, kes siis, kelle üks haldusala on ka telekommunikatsioon. Piirkonna keskkonnaseisundist huvitatud isikud ja soovi on avaldanud MTÜ-dest praeguseks Eesti Metsa abiks ja looduse inimese eest ja teised soovi avaldavad eraisikud. Kõik, kes tahaksid seda, et järgmistest planeeringu etappidest tuleks neile teade, saavad saata valla üldmeili aadressile. Mina, Heiti Kalve, e-posti aadressiga heiti@artes.ee. Tahan, et Raeküla detailplaneeringus arvatakse mind kaasatavaks isikuks. Saadate sellise kirja, oluline on see, et seal oleks sees see, et missugused on teie kontaktandmed ja vald siis lisab teid siis nende kaasatavate nimekirja juurde. Siin vahel on ka üks skeem, et ütlesin, et 3 kilomeetri ulatuses kaasatakse maaomanikke. See 3 kilomeetrit on siis võetud nii, et üldplaneeringus on määratud selle tuuleenergia tootmisala. Selle piirist 3 kilomeetrit joon ja kõik katastriüksused, mis jäävad selle 3 kilomeetri sisse, kõik need on siis selles nimekirjas, millele vald siis saatis ka praegu välja siis teated. Neid teateid saadetakse elektroonilistele aadressidele, et mõnikord on see, et inimestel on Eesti ees on siis kas on tegemata suunamine või midagi sellist, ühesõnaga tasub siis ka
tasub hoida Eesti ees oma andmeid sellisena, et kui saadetakse mingi ametlik teade, et see kindlasti teie postkasti kohale jõuaks. Aga see on jah see põhimõte, et vallal on katastriüksuste nimekiri, sellest omakorda on, kes on nende katastriüksuste omanikud ja siis on juba see, et missugused on siis nende riigisüsteemis siis nende inimeste e-aadressid, et sinna peale teated lähevad ja kõigil äriühingutel on samamoodi need aadressid olemas, et siis ka nendele saadetakse. Meil on kõigis planeeringuprotsessides tulnud seda ette, et on ikka keegi kuskil, kes ei saa seda teadet kätte. See on nagu mõnes mõttes paratamatus, see, mida ma saan soovitada, on see, et vaadake, et teie andmed oleks korras ja kui toimub nii-öelda aktiivsem külaelu, et siis ka siis oma kogukonna sees siis seda välja tuua, et selline asi toimub. Planeeringuala on siis 321 hektarit, on seda maa-ala kokku Aburi, Pandivere ja Raeküla külades. Ja meie ülesanne siis on leida, kuhu, mis tingimustele saab tuulikuid rajada. Et algatamisel on välja toodud see soov, et kuni 15 tuulikut, mis oleks kuni 300 meetrit kõrged. Nende ehitamiseks siis planeeringuga saaks määratud ehitusõigus, kruntide piirid ja taristu asukoht. Määrata liitumispunktid, tingimused ehitamiseks ja määrata ka kohaliku kasusaamise tingimused. Et see joonis, mis mul siin paremal pool kõrval on, see joonis on ühest teisest detailplaneeringust, see ei ole siit. Aga sellel joonisel on siis lihtsalt näha see, et kuidas siin on siis ringiga määratud see ala, mille sees tuulik oma labadega saaks olla, on määratud krundipiir selle ümber, on siis määratud teed, on pandud näitlik montaažiplats ja teedevõrgustik lähebki siit edasi, et kuidas siis need teed oleks. Et ka siin on näha tegelikult joonisel siis üldplaneeringu kohane piir, nii-öelda nagu meil olid siis need alad 10 ja 15, mille sisse siis see tuuleala mille sisse tuulikud peavad jääma. Ja lihtsalt kui vaadata seda pilti suuremalt, siin on lihtsalt üks suurem skeem hästi suures mõõtkavas, siin on siis näha, siin allpool on siis numbritega need tuulikud ja sellel suuremal skeemil antud töö puhul oligi see, et siin oli 4 võimalikku varianti, kuhu siis tuleks selle liitumisala ja et kuidas siis 4 varianti oli siin ja üks oli ka siin põhja pool, et kuidas siis ühendused sinna tuleks. Ühesõnaga ka siin peaks tulema meil see siis, et on paigas lõpuks need tuulikute asukohad, on paigas teede asukohad ja ära näidatud ka see, kuhu siis liitutakse. Ja kui võtta nagu ühe kundi põhiselt, siin ongi siis ära näidatud lihtsalt selle lilla liirutusega on ära näidatud see hoonestusala ja siin üleval on hästi väikses kirjas siis ehitusõiguse tabel, kus siis ongi välja toodud pindala, kui suur saab olla ehitusalane pind, kui kõrge saab olla tuulik, ühesõnaga need parameetrid. Arendajad on soovinud 300 meetrit tuuliku kõrguseks. Ütleks, et täna isegi ei toodeta nii kõrgeid tuulikuid, see kõrguse teema on alati päevakorras, osades planeeringutes on meil see kõrgus läinud töökäigus ka väiksemaks, küll aga ma ei looks nagu seda illusiooni, et hakkame rääkima kõrgusest 150 meetrit, et 150 meetri kõrgused tuulikud, need ei ole selles mõttes alternatiivid, et need ei ole siis piisava tootlikkusega
et selliseid tuulikuid panna. Ilmselt, kui täna ehitatakse siia tuulikut, oleks selle tuuliku kõrgus 250-260 meetrit. Mis siin töö käigus tuleb? Näeme. Lähteseisukohtades on eesmärgiks 300 meetrit. Alar, ma annan sulle sõna, et sina räägiksid keskkonnamõju poolest. Alar on hindamise juurde eksperdid. Tere siis ka minu poolt, Alar Noorumine nimi ja Heiki tutvustas juba, et juhin keskkonnamõju hindamise protsessi ja siis võib-olla etteruttavalt veel korra üle toonitada ka seda, et keskkonnamõju hindamise strateegilise hindamise programm on siis piltlikult öeldes lähteülesanne keskkonnamõju hindamiseks. Et täna on siis selles seisus, et me oleme kirja pannud, mis mõjusid me hindame ja kuidas me neid hindame ja kui seal ongi mingid ettepanekuid, siis need peaksidki siis sisaldama seda, kas midagi veel hinnata või midagi hinnata teie hinnangul teistmoodi, kui meil praegu kirjas on. Et siis selles osas on tänase hetkesse avalikustamise mõte, see 8. veebruarini siis neid ettepanekuid teha. Täna meil ei ole lõplikke vastuseid selle kohta, milliseks need mõjud kujunevad, sellega me hakkame siis tegelema mõjude hindamise aruannete koostades alles. Praegu siin slaidi peal on üldised põhimõtted, mida see programm endast üldse kujutab ja mis on mõju hindamise eesmärgid, et planeerimisotsuste tegemisel võimalikult palju neid keskkonnakaalutlusi arvesse võtta ja säästvat arengut edendada, on selline suur üldine eesmärk strateegilisel hindamisel ja siis ka kaasnevat olulist keskkonnamõju hinnata. Siin on rõhutatud seda olulist mõistet ka, et mitte igasuguseid mõjusid ei ole eesmärk hinnata, vaid neid mõjusid, mis võivad olla olulised ja siis välja pakkuda siis ka meetmeid, kuidas seda mõju siis mida õnnestub vältida, tihtilugu mõjusid päris vältida ei õnnestu, aga siis olulisi mõjusid siis leevendada, et need mõjud oleksid väiksemad. Paratamatult inimtegevused, igasugused inimtegevused, mingisugused mõjud on, et enamasti neid täielikult vältida ei õnnestu, aga et siis neid leevendada. Ja programmis siis pannaksegi see ulatuse sisu paika, mida mõju hindamine siis käsitlema hakkab ja hinnatakse siis seda, milline see mõju kaasada võib. Ja selle siis võiks saada tulemuseks, et tehakse parem planeerimislahendus. Need mõjuvaldkonnad, mis me praegu oleme kirja pannud, on siis, et mõju põhja pinnaveele on vaja käsitleda. Etteruttavalt võib veel öelda, et kõigi nende mõjuvaldkondade puhul siis me peame hindama nii ehitusaegset mõju kui ka siis hiljem kasutusaegset mõju ja mõningate asjade puhul ka võib-olla hiljem tuulepargi likvideerimisega seotud mõju, aga need kasutusaegsed ja ehitusaegsed mõjud, need on võivad olla mõnel juhul erinevad, neid me peame eraldi hindama. Siis on mõju maastikule, selle hulgas ka visuaalsete mõjude hindamine, teatud subjektiivsed visuaalsetes mõjudes alati sees, aga vähemalt visualiseeringut tehakse ka, et igaüks saab mingi pildi ette, et mismoodi eri vaatele kohtumist paistma hakkab see tuulepark. Mõju elustikule, bioloogilisele mitmekesisusele, ökosüsteemidele, selle siis on kaitstavad loodusobjektid, aga tehakse ka siis linnustiku-uuringut ja nahkhiirte-uuringut ja osaliselt seal allpool on mul järgmisel slaidil see tegelikult kirjas, aga osaliselt on siin kaetud juba seda ala riigi poolt tellitud uuringutega, sest pärast natuke täpsemalt. Ja siis mitte siis ainult inimesi või mõjutada see varjutus ja müra, vaid ka elustiku suhtes püüame selles hinnanguid anda. Roevõrgustiku toimimise teemat peame käsitlema ja siis ka metsa vääriselupaigalina VEP-id, millele peab mõju hindama, aga tegelikult ka siis muudele väärtuslikele looduslikele elupaikadele, nii metsa kui soo elupaikadele või liidu elupaikadele, milline mõju võib kaasneda. Ja inimeste mõjutajaks on ju varjutus, vilku varjutus, mis võib mõjutada, selles tehakse mudeldamine, modelleering,
kui kaugele mitu tundi, milliste kinnistute juurde see varjutus levida võib ja vajadusel siis seda saab leevendada sellega, et mingitel päikesepaistelistel tundidel mingiteks hetkedeks tuulikud seisatakse, et seda vilkuvat varjutust ei tekiks, juhul kui kuskil liiga palju seda varjutust esineda võiks. Müra mõjusid samamoodi modelleeritakse, vibratsiooni otseselt ei modelleerita, seda hinnatakse eksperthinnanguna. Visuaalselt mõju siis hinnatakse selle kaudu, et tehakse fotomontaažid, kui need tuulikute eeldatavad asukohad on paigas, siis saab fotomontaaži tarkvara teha eri vaatekohtadest, mismoodi see tuulepark välja nägema võiks hakata. Mõjud eedele ja liikluskorraldusele peame hindama, jäätmetekke mõju kirjeldama ja siis püüame ka hinnata seda, kuidas seda ettevõtluskeskkonda, põllumajandust, metsamajandust võib mõjutada see tuulepark. Ja natukene siis ka ikkagi veel seda poolt, et kuidas ta inimeste sotsiaalseid vajadusi mõjutada võib ja kui planeeringu ülesanne oli see kohaliku kasu teemat käsitleda, et siis ka mõju hindamises natukene neid võimalikke kompensatsioonimeetmeid on kavas analüüsida. Mõju hindamise, siis keskkonna hindamise juhtimissüsteemi seadus nõuab ka, et me kliimamuutustele mõju analüüsiksime ja ka siis kliimamuutuste enda mõju kavandatavale tegevusele tegelikult. Et see on kahtepidi siis tuleb poolt, kuidas kavandatav tegevus võib kliimamuutusi mõjutada ja kuidas kliimamuutused võivad seda kavandatavat tegevust. Ja siis on ka muud mõjud nii-öelda rubriikuga siis riigikaitse, siis radarite teemadega, me teeme Kaitseministeeriumiga koostööd ja raadioside koha pealt hindamine ja avariiolukordadega seotud mõjud hindamine. Ja nendest uuringutest siis, nagu ma siin korra mainisin juba, et osaliselt on linnustiku ja nahkhiiri ja muid elustiku uuringuid siin tehtud riigi poolt tellitud uuringute raames, et ala number 15, et nendega kaetud, aga ala number 10 osas siis on siis käimas linnustiku uuring, nahkhiirte uuringud. Ala number 15 osas riigi uuringust tuli välja see, et tedre koha pealt on vaja ala täiendavalt uurida riigi uuringus kohati mõningaid tetresid. Selles osas tehakse siis ka ala 15 osas käesoleva aasta siis kevadel täiendav uuring. Käsikiivelised ehk nahkhiired, ala number 10 vaja täiendavalt uurida, ala number 15 on riigi uuringust andmeid juba olemas. Siis taimede, kaitsealuste taimede elupaikade inventuur on kavas ja nad siis mida ma juba mainisin, müra modelleerimine tuleb, varjutuse modelleerimine tuleb, nähtavusanalüüs ja visualiseerimine, fotomontaažid tulevad, rohevõrgustiku hinnangud, mis on juba teemana ka sees, aga on eraldi üle korratud eksperthinnangu tegemise vajadus. Meil hanke lähteülesandes eraldi välja toodud ja mis ka kinnisvara väärtusele avaldab võimaliku mõju hinnang eksperthinnanguna, et siin praegu meil on läbirääkimised käimas ühe kinnisvara hindamise ekspertiga selles osas, et ka selles osas mingid hinnangud anda saaks. Et põhiosas info välja toodud. Mõned sellised näited siin, et näiteks kui me müra-alasele modelleerida ja varjutust modelleerida, siis ülemine pikk näitab siin müra isojooni mudelist ja alumine pikk näitab neid varjutuse tunde, et kui palju tunde varjutust, vilkuvat varjutust võib kuskil kaugusel esineda, see ei ole nüüd jällegi selle ala kohta pikk, vaid näited muudest töödest, et millised need tulemused, esitlused saavad olema. Fotomontaažide koha pealt üks näide teisest tööst, et määrataksegi siis kaardianalüüsi põhjal see nähtavuse analüüs, kust tuulikud nähtavad võivad olla, need eeldatavad
paigutused paika saada, on siis ka võimalus kaasa rääkida, et välja pakkuda mingeid kohti, aga see ei tähenda seda, et iga inimene oma päris õuelt seda vaadatakse saama visualiseeritud, vaid pigem siis ikkagi sellistest käidavatest üldistemast vaatekohtadest. Mõned sellised näited ka praktikast, mis siis muud mõjuhindamised on näidanud müra koha pealt, enamasti sellel modelleerimisel näidanud 700 meetri kaugusel on müra sihtväärtus tagatud, aga see sõltub hästi palju tuulikute konkreetsest paigutusest, konkreetses asukohas. Mõnel juhul võib selle kilomeetri kanti ulatuda. Seda määrab ka tuulesuund. Ja kandumist. Ja muidugi määrab, see mudel arvestabki võimalikke selliseid halvimaid leviku olusid ja ta modelleeribki selle, arvestades siis, kui seda pilti siin, mis on mul see näidispilt oli, vaadata, et erinevate suhted, et teed selline olukord, kus müra on sellise tugevusega ei ole igal ajahetkel igas suunas niiviisi, vaid see mudel teelt arvestabki erinevate tuulte suundade võimalik müra leviku olukordasid ja siis visualiseerib selle ümber terve tuulepargi ala ära selle võimaliku halvima olukorra. Et selles suhtes jah, muidu kui ma võtaksime ainult ühe kõige halvama suuna, siis see pilt oleks selline, et kuskil ühes suunas oleks ta välja viinud. Teistes suundades justkui ei oleks müra, aga mudel üritab arvestada kõikidesse tuulde suundadesse seda võimalikult halvimat olukorda. Nii, aga ühesõnaga, see on selline jällegi üks näide, aga 1000 meetrit kaugus lähimatest elamutest, siis sellest praktikast tulenevalt ongi juba nende alade esmasel valikul võetud selliseks eelduseks, et me lähemale igaks juhuks ei läheks, aga lõplik tulemus selgub ikkagi sellest lähtuvalt, et mis meie töö modelleerimise tulemus näitab, et hea tava kokkulepe on, et me tuuleparkide puhul mitte ei rakenda müra öist piirväärtust, milleks on 45 detsibelli, vaid me rakendame sihtväärtust, mis on 40 detsibelli, et tagada nagu vaiksem olukord elamutöö juures. Et sellest lähtuvalt on siis 1000 meetrit juba nagu ette kirjutatud. Segan vahele, te rõhutate kogu aeg modelleerimine. Kust me näeme neid modelleerimise tulemusi? Mina tavainimesena. Siis, kui meil saab aruanne valmis ja toimub aruande avalikustamine, siis sealt näete. Siis on hilja juba. Ja siis ei ole hilja, sest see planeerimise ja mõjuhindamise protsess ongi nii, et täna me paneme paika lähteülesannet nii-öelda, siis me hakkame planeerima ja selle põhjal mõjusid hindama ja siis me saamegi selle tulemuse, et millised need mõjud on, mida me siis, nagu Eiki rääkis, 2 järgneval avalikustamisel siis tutvustame. Et seal on veel väga kauge tee minna selleni, et planeering lõpuks kehtestatakse ja saab hakata projekteerimise peale mõtlema. Selles suhtes ei ole kuskilt otsast hiljem. Varjutuse koha pealt ka mõni näide on siin kirjas, et see varjutus võib kuni 10-kordse tuuliku kõrguse kauguseni tõepoolest levida. Kuigi jah, mida kaugemal, seda vähem on seda tajuda, aga jällegi praktikas ongi, et kui me võtame 300-meetrine tuulik teoorias on nüüd siis 3 kilomeetri kaugusele just võiks see vilkuv varjutus teoreetiliselt levida, aga kuna kõik see atmosfääri ägusus ja see hakkab seda mõjutama, et siis praktikas ta häirib enamasti nii kaugel ei ole, vaid 2 korda väiksemal kaugusel. Aga nagu ma siin enne korra mainisin, et see varjutuse mõju leevendamine on võrdlemisi lihtne, et see tekib ainult päikesepaistise ilmal, korral vastuvalt päikese liikumisest mingisse kindlasse suunda ja siis vajadusel saab tuuliku seisma panna, et seda ära olla mingiteks kindlateks tundideks. Ja visuaalse mõju koha pealt nad on hästi avatud maastikes kõige paremini nähtavad, et sealt siis neid vaatepunkte eest otsitakse, kus neid kohta montaaži teha.
aga jah, nende koha poolt on siis võimalik teha tõesti ettepanekuid, et kust on võib-olla mingid sellised tähtsamad kohad, kus inimesed palju liiguvad või on teada mingid ilusavaatega kohad, et need on planeeringud, üldplaneeringu ja maavannaplaneeringu järgi teada ja kaardianalüüsi järgi me paneme neid ka ise paika, aga et nende koha poolt on ettepanekud teretulnud. Aga jah, täna meil ei ole konkreetselt selle planeerimisliku ala kohta lõplikke mingisuguseid vastuseid öeldame alles, hakkame need mõjust hindama. Täna me paneme alles seda töökava paika, et selles suhtes kahjuks ma täna veel reaalsete mõjude kohta, et minu kinnistu on see kinnistu selle kaugusel sellest tuulaala välispiirist, et millised mõjud sinna olema saavad, seda me täna ei oska öelda, seda me oskame järgmise avalikustamise ära öelda. Ei praegu ülevaatlikult minu poolt ka ette kõik. Nii, aga sellega meil tegelikult ongi meiepoolsed slaidid läbi. Ja võime hakata küsima teine. Kuidas töötab meil? Ei tööta. Ei tööta. Et Neipri külast Indrek Jeng Jõnkatalu ja meil on siin Eestis olnud neid näiteid juba omast käest, kus siin Ida-Virumaal just tuulik põles ja Päästeamet oli tõsiselt hädas sellega ja tänas ainult Jumalat, et see tuli ebasoodsas suunas ei levinud ja tegelesid lihtsalt selle tulekahju siis nii-ütleme piiramisega ja seekord neil see õnnestus ja siin üks sõnajalgade tuulik kukkus pikali. Meil kogu aeg siin räägitakse, et kuidas tuulikutel on all need õlipüüdurvannid, et mis püüab need vajadusel selle tonnide liisi selle õli kokku kinni, aga kui see tuulik pikali kukub, mis näiteid on maailmas rohkem kui küll, siis seda kaitsmata põhjavett, millest siin suur osa Väike-Maarja koosneb, ei saa küll kuidagi kinni püüda ja ongi ökokatastroofi enda käes. Väike-Maarja siis tuletõrjel on meil ainult üks põhiauto, üks paakauto, 0 redelautot ja tuulikuid me teame, et ei päästaks ka see, kui oleks redelauto, ei saaks ikka kustutada, sellest, et esiteks nad on kõrge pinge all ja teine asi on see, et nad on lihtsalt nii kõrged, et sinna kuidagi ka ei ulatuks, kui nad saaks nii isegi vooluvalt maha. Et kas teie nüüd siis seda ka käsitlete, et eks selle KSA käigus, et võimalik tulekahju oht, näiteks selle Haavakannu kaitseala kohe kõrval, mis võib siin vabalt nagu sellise juuli-augustikuu tulekahjuga täies ulatuses maha põleda, seal on tedre, siis see tedrealad seal kõik maha põled koos tetredega ja siis kui see tuulik peaks pikali kukkuma, et siis see ökokatastroof lihtsalt tekib selle kaitsmata põhja tõttu, et kas neid ka see KSA uuring käsitleb neid küsimusi? Nii, on kuul. Jah, seal oli see avarii olukord, et see muutumõjude loetelus sees, et me peame teatud määral käsitlema ja analüüsima. Nii palju jah kommentaariks, et tõsi ta on, et tuulikud kustutada jääma, et seal peabki siis piirama seda, et see tuli ei leviks siis naabrusse edasi, et see, mida siis reaalselt praktikas teha saab, kui selline õnnetus juhtub. Aga kas siis nüüd Väike-Maarja siis vald kohustatakse ka märkimisväärselt kasvatama oma päästevõimekust, et piirata seda ökokatastroofi, kus õli satub sinna kaitsmata põhjavega alale ja siis seda tulekahju võimalikult kiirelt kustutada, sellepärast, et kuna siis tuulikutega tekkis portslantekk, nad on väga kõrge temperatuurid põlevatest materjalidest, siis see reageerimine peab toimuma loetud minutitega, mitte sellega, et me ootame kuskil Tapalt või Rakverest täiendavat brigaadi. Väike-Maarja vallale ei tule sellega kohustusi juurde. Tuulikute koostöö raames Päästeamet, siis Päästeamet on tegelikult see, kes
kui inimesed tulevad sisse jõuta kohale, kuidas see vastutus siis välja näeb Päästeametil? Ma ei tea, ma ei oska sellele vastata, kuidas see vastutus Päästeametil välja näeb. Üldpõhimõte on see, nagu Aag ütles, et tegeletakse siis maastiku tulekahju siis piiramisega maastikul, et see tuulikust need tuulikute tulekahjud on tegelikult väga harva esinevad asjad, aga neid võib esineda. Ja oluline on see, et oleks piisavalt veevõtukohtasid, et saaks tegeleda maastikul selle tulele piiri panemisega. See tähendab ikkagi kümneid ja kümneid, mitte sadu, kui ikkagi päästeautos. Ma arvan, et meil sellesse ei ole mõtet nagu minna selle aruteluga, kas see on kümneid või sadu päästeautosid. Et kogu see süsteem siis planeerimises on see, et me kaasame need riigiasutused. Tänane praktika on see, et Päästeamet soovib, et siis piisavalt väikeste vahemaade taga oleks olemas veevõtukohtasid ja need veevõtukohad peavad olema sellised, et piltlikult öeldes, et kui ühe selle tulekahju punkti juures on veevõtukoht, kus sa ei saa vett võtta, et siis sul on siin sellest lähedal piirkonnas piisavalt veevõtukohtasid, et sa siis saad võtta sealt köögad, kust ei põllu. Põhimõtteliselt väiksemas skaalas on ka asulate sees hüdrantidega selles mõttes samamoodi, et kui meil see maja põleb ja selle maja peab olema hüdrant, siis ei saa siit võtta ja võetakse sealt teed. Jah, võtame järgmise küsimuse. Teised kommentaare? Jaa, tere õhtust. Mina olen Mihkel Annus, Energy Estonia projektijuht. Ma lihtsalt soovin kommenteerida ka arendaja seisukohast, et ega üks tuulik maksab suurusjärgus 10 miljonit, see on päris korralik investeering. Ja arendaja, kes saab ka lõpuks omanikuks, huvi on selles, et igasugused riskid viia miinimumini. Loomulikult õnnetusi juhtub, seda ei saa välistada 100%, aga loomulikult meie huvi on enda vara hoida nii hästi kui võimalik, kui me oskame, et viia igasugused õnnetused riskid miinimumini. Ma arvan, et seda saavad ka teised kinnitada. Millega te kinnitate seda? Selles mõttes, kuidas korraline hooldus, piisavalt kvaliteetsed, selles mõttes, et on vahet, kas sa ostad näiteks teise järgu tuuliku, eks ole, ehk siis nende second hand, või siis valid sellise mudeli, mis on kvaliteetselt targalt. Sul on hooldusmeeskonnad, kes on töötanud selliste tuulikute peal, sa teed seda korraliselt, eks ole, nagu ikka sellised tehnilised seadme hooldamine. Aga Auvere jaam väideti ka, et koostati ja ehitati kvaliteetselt, aga ma olen seda kvaliteeti näinud nüüd aastat. See ütleb Auvere jaama kohta mõndagi. Mina olen Rita Assamala-Tülast, jääme küll Väike-Maarja vallast välja, aga kuna me oleme selles mõjualas, siis on päris palju mul neid küsimusi, A4 tõsik on täis. Kas oleks võimalik panna ekraani peale see sõna, mis on Väike-Maarja lehe peal selle Arter Terra Väike-Maarja valla tuulealade number 10-15 detailplaneeringu, lähteseisukohad ja asjakohaste mõjude, keskkonnamõjude strateegiline hindamise programm. See on see, mis Väike-Maarja valla lehel on, kus on punkt-punktilt välja toodud. Kuna mu küsimused puudutavad just punkt-punktilt, siis oleks hea, kui see on ekraanil näha, millist punkti ma olen, millisel hetkel tähelepanu osutanud. Ja mis punkti juurde ta minna tahate? Või mis leheküljele? Võtame kohe esimene punkt, detailplaneeringu hindamise mõju. Siis 1.8 varjutuseks vajalik mõjutatud isikute
nõusolek, et leian sellise, selle 1.8 on kirjas, et varjutuse mõjusse jäävad inimeste nõusolekuks on vaja kirjalikku nõusolekut, et kas on see kindel, et see inimene saab selle kirjaliku teatise endale või te tahate ainult seda ka jälle valla elektroonilisel lehel? Siin on eks see, et kui siis see on üle selle 10 tunni aastas, aga kui küsimus on selles, et meie praktika seni on olnud teistes omavalitsustes niimoodi, et kui kuskil ületatakse, siis see norm ei ole küll Eesti õiguses, see on selline teiste riikide norm, aga kui neid ületatakse, siis toob arendaja eraldi kirjaliku kokkuleppe selle maa. Osadel juhtudel on olnud selliseid juhtumeid näiteks, et on küll elumaja, mis on ehitusregistris elumajana, aga seal sees ei elata ja näiteks siis arendaja on teinud selle maja omaga kokkuleppe, et seda elumaja siis ei käsitleta elumaja, siis ta esitab selle kohta eraldi kirjaliku. Et need ei ole, ma vastaksin niimoodi, ma lõplikult ei saa öelda, me peame selle koos vallaga siis täpselt selle paika panema, aga teiste valdade praktika on see, et see ei ole e-kirjaga, vaid selleks on eraldi allkirjastatud kokkulepe, et omavalitsus seda otsust tehes näeks, et see maaomanik on sellega nõus. Kas siia alla kuuluvad ka piiriülesed maad? Ma ei saa sellest kontekstis aru, et kui me vaatame seda tuuleparkide ala number 10 ja number 15, mõlemad tuulepargid jäävad täpselt Valge Väike-Maarja valla piirile. See tähendab, et tuuleala number 10 liitub Tapa valla piiriga ja number 15 tuuleala liitub Vinni valla piirialaga. Kuna mina olen seotud tuuleala number 10 lähiümbrusega, siis ongi need küsimused just sellepärast esile toodud. Jah, ütleme niimoodi, et kui me kujutame ette, et siin kaardi peal on näiteks selle koha peal, kus mul see käpp on praegu, selle all paistab seal ka üks, näite seda käppu siin, mul alguses näiteks siin paistab ka üks majamoodi koht olevat või siin, et kui see on naaber vallas, siis seda me peame arvestama. See, et kui me teeme müramodelleeringuid, kui me teeme varjutuse modelleeringuid, see, et vahepeal on valla piir, see ei tähenda, et me seda ei peaks arvestama, et kui me nüüd võtame näiteks selle olukorra, võtan selle meie enda kaardi, et näiteks siin üleval nurgas on see tuulik. Selge on see, et selle mõju ulatub naabervalda ja siis vaadatakse ka seda naabervalda. Ma olen oluliselt täienduse lisaks siia, et nagu Heiki korra mainis küll seda, et kui see 10 tundi aastas varjutuse esinemist sinna ületatakse, siis on see nõusolek vajalik ja juhul, kui seda nõusolekut ei saada, siis rakendub see, millest ma rääkisin, et see tuulik, mis seal seda varjutust tekitab, tuleb nendel väikeselistel tundidel vaeva seisma panna, et seda varjutust sinna ei tekitas. Punkt 2.10. Taas kord küsimus piiriüleste mõjualasse, et kuna Tapa vald ei tee oma valla piiresse ühtegi tuulikuala just sellepärast, et on kaitseväe tugipunkt Tapal, siis minu küsimus on, et kuna selle tuuleala 10 ja tuuleala 15 jäävad Väike-Maarjas kõik sellise
kõrgendiku peale, siis kui palju mõjutab kõrgendikul olev tuulik kaitseradarit? Seda saame kuu aja jooksul teada. Et see programm on samamoodi läinud nendele riigiasutustele, seal oli nii Kaitseministeerium kui Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus seal nimekirjas. Ja riigiasutustega toimub see töö samamoodi, see planeeritud menetlus ongi selline, et käiakse välja see idee, ühesõnaga praegu on siis lähteseisukohtades on kirjas see, mida tahetakse teha ja kõik nüüd annavad vastuse. Teiste planeeringute puhul on ka väga tavaline olnud, et riigikaitses on olnud veel sidepidamise otselinkisid, ka Siseministeeriumil on sidepidamise otselinkisid ja nii edasi ja hakkab meil see nii-öelda väga lõikama. Võiks arvata seda, et nende poolt ei tule siia olulisi ääralõikamisi, sest et ka üldplaneering käiks nende juures kooskõlastamise. Aga nad vaatavad selle iga kord uuesti üle ja annavad teada. 3.4. Põhjavesi nõrgalt kaitstud. Mõlemad tuulealad, 10 ja 15, asuvad nõrgalt kaitstud alal. Ja oli välja toodud ka päris mitu kaevupunkti, mis jäävad üsna lähedale sinna. Siis minu küsimus on, et kuidas te tagate põhjavee kvaliteedi, põhjavee nii-öelda mitte takistamise, et kui hakkab ikkagi pinnase ja fundamentide ehitamised, siis see mõjutab põhjavett. Kuidas te tagate selle kvaliteedi ja põhjavee saamise? Täna me ei ole seda konkreetses asukohas seda detailset mõjuhinnangut veel teinud. Lõplikku vastust selle tõttu täna anda ei saa, aga anda saab vastuse nii palju küll, et see peab olema tagatud, et inimeste põhjavesi kasutamise võimalused säiliksid. Et sellist olukorda mõju näol ei saa lubada ja selle jaoks saab arvutada mis on vee alanduslehtri mõttes on ehitusaeg oluline, kui vundamendi rajamiseks peab ajutiselt vett kaevikust välja pumpama, selle kohta saab arvutada, kui kaugele see alanduslehtri ulatus siis võib ulatuda ja sellisel juhul peab siis selgeks saama, et lähimatest kaevudest vesi ära juba. Siis kui vundamendi rajada, siis on vaja kas tuuliku positsioone muuta, et see alanduslehtri kaugus ei ulatuks sinnani. Aga kui juba ehitustöö käib, siis te ei saa juba midagi muuta. Kaev on kuiv, teie juba poole peale ehitate. Kaob siis aga tuulik on püsti. Kui tuulik on püsti, siis enam ei ole vaja vett ümbert ära pumbata ja veedlase taastub. See on ehitusaegne mõju saab see olla. Kus te teate, et see on ehitusaeg? Kas keegi vastutab? Sellepärast, et muul ajal ei ole vaja vett ära pumbata, sellepärast, et saab see alanduslehtri toimub ehitusaeg. Suur raskus võib veesoonet kokku vajutada, et Sarkel on Nõmme Mustabi maastikaitsealad täpselt samasugune teema uue suusasille ehitusega, kus siis esialgne ehitusluba, mis väljastati, sai siis hüdrogeoloogilt hävitava hinnangu ja siis muudeti projekti, aga ehitusluba oli juba väljastatud, alles siis saab pidama. Et see näitab, mis tasemel valitseb. Ma ei oskan muud öelda, et me käsitleme seda teemat mõju hindamisel ja peame jõudma selgusele, kas see mõju võib esineda, kui kaugele seda võib esineda, jah, mingise kaugusel ehitusajal see kindlasti võib esineda, aga peab olema tagatud, et see ei oleks inimeste kaevudeni. Ja siis on, kuna ehitusaegne mõju iseenesest võiks olla veetud, et see ajutine joogivee varustus peab saama tagatud. Ma ei tea, paralikuks seal pika oli nagu meil siin juhtum Eestis. Ja siis see õli voolab toimub ja viisi sinna see leht ja seal on näha see rohkem. Enam meil võib kütuseveok ka maantu peal. Ei, mis on reaalselt juhtunud, te praegu teete nalja. Ei, ma ei tee nalja, kütuseveok ei ka reaalselt kummuni käinud. Selles suhtes me peame hindama seda võimalikku riski ja selle põhjal... Risk ongi see, et see on kaitsmata põhjataga ala, kindla põhjusel. Jah, aga
jätame selle teema kõik, selle teema juurde ei ole mõtet enam tagasi tulla. Alaga ütles, et seda hinnatakse, meil on Eesti Geoloogiateenistus, on siin samamoodi nende koostöötegijate nimekirjas, et lisaks on veel see, et need tuulikud asuvad elamute kaevudest enam kui kilomeetri kaugusel, nii et nagu rääkida sellest, et kilomeetri kaugusele see tuuliku mõju siis salukaevadele on, see tõenäosus on väga nulli lähedal. Ei ole, kui sul on vees, siis on veel lähedal, ta on üritab Eesti teisotsi Selge. 700 meetrit on kõige vähem, aga vaja 655. Mina ei tea, kus 700 meetrit või 650. Programmis oli välja loetletud ka kaevude, lähimate kaevude ja piirid. Jah, aga meil ei ole tuulikute asukohad paigas. Praegu on seal juttu sellest, et mis on sellest tuuleala piirist. Las need asukohad tulevad paika, siis on see, mida me saame siin modelleerida. Ma saan aru, et see teema siin kütab kirgi, eks, aga tegelikult, kui te võtate selle, et see tuuliku vundament läheb 3-4 meetri sügavusele, kui sa teed keldriga maja, siis sa lähed samas suurusjärgus sügavusele 3 meetrit. Mis asja? Kui sügav ja kui lai on vundamendi sügavus? 3-4 meetri sügavusele. Kui on gravitatsiooni vundament, läbimõõt on 2-30 meetrit. Kui palju? 20-30 meetrit. 20-30 meetrit ja sina tuleb 300 meetrine mast otsa, jah? Jah. Sellised vundamendid on Tootsi Sopi tuulepark. Ja mis vibreerib siis. Saate võtta ehitusregistrist välja võtta, kui te mind ei usu. Ja ta ei vibreeri, see on ka sellepärast eriti vanu vundamente kasvatab tuulikutega, sellepärast on pragusid täis. Teil on õigus oma arvamus olema. Lähme edasi. Assamallas asub ka veel täitsa see karstiala, kus põhjavesi tuleb maapinnale. Nagu te teate, et on meil seal põllud vee all kevadeti. Nii et põhjavesi on meil täiesti maa peal. Järgmine küsimus või nii-öelda punkt 3.5. Kaitsealuste loetelus puudub raudkull ja kanakull. Ja kuna mina reaalselt näen väga tihti oma maja juures kanakulli, minu maja siis jääb teie sellest 10. tuulealast 2,8 kilomeetri peale. Samas on ka kullenga, mis on 1 kilomeetri kaugusel täpselt, on raudkull. Täpselt pesakohtasid mina veel ei ole kindlalt paika saanud, aga nad on üsna lähedal. Ma arvan, et selleks peaksid olema ka linnuloetlejad ja miks ei ole siis nii-öelda Väike-Maarja nii-öelda kaitsealuste loetelus välja toodud piiriülesed linnud. Taaskord me oleme piiriülesed. Välja on toodud kindlas raadiuses liigid, kes on antud juhul programmis on välja toodud need, kes on olemas keskkonna, vanasti nimetati seda keskkonnaregistriks, aga põhimõtteliselt Keskkonnaagentuuri andmebaasides, kes on praegu registreeritud. Kuna meie oleme Tapa vald, siis meie loetelu ongi Tapa vallas. Ja teie loetelu ongi Tapa vallas ja raadiuse mõttes on toodud ka üle piiri liikide kohtasid välja, neid, mida andmebaasides ei ole, neid programmis tõepoolest praegu kirja me ei oska panna. Sellepärast tehaksegi kohapeal seda linnustiku-uuringut ja nahkirtu-uuringut, et vaadata, kas nad leiavad veel kedagi. Aga see teada, mis see 15 alane niimoodi kaare kujuliselt ära lõigatud? Peast praegu ei mäleta. Sellepärast, et ma rääkisin Rainer Vakraga, juba mitu aastat tagasi, et elab seal kull ja seal on registreeritud kulli elupaik ja siis ütles, et ametlik vastus tuli, et kull on läbi lennud
ja siis, kui seda lasi kontrollida Eesti Metsa Abiks MTÜ, siis tuli välja, et ei, see on täiesti regionaalne. Sellepärast see ongi selline vaare kuju, sellepärast on. Ja see on teisi põhilisi on veel. Aga muidugi, mida ma veel rõhutama jooniste peal, mis lähevad avalikult internetti, ei tohi me näidata täpseid asukohti esimese ja teise kategooria liikidele. Kui ongi just teise kategooria liik ja kui teda ei ole teise loetelusegi pandud, siis on vahet ei ole, kas inimesi huvitab või juhitab looduskaitseseadus keelab massiteabevahendites esimese ja teise kategooria liikide. Parlament võib ise seda rääkida, kuidas paar nädalat enne seda, kui pidi minema hääletusele, siis kas võetakse Väike-Maarja uus üldplaneering vastu või mitte valla volikogu poolt. Ja see on sama lehekülg, mis teile sai ta siis info, et tegelikult kõige suuremal tuulealal siin piirkonnas on kull. Ja siis oli niimoodi, et me läksime Rahandusministeeriumisse, ütlesime, näete kull, seal on, näete, siin on kulli elupaik registreeritud. Ja siis nad ütlesid, oi, see asi on küll nüüd pahastud, see on kahe silma vahel, ütlesid, nüüd te siis võtate ju Väike-Maarja vallavalitsusega ühendust, ütlete, et siin on nagu suur viga juhtumist. Ei, siin on protseduurilised reeglid, et kõigepealt peab Keskkonnaamet seda kinnitama, saatma siis meile info ja siis alles nad võtavad ühendust vallavalitsusega. Selleks ajaks on juba ju see uus üldplaneering kehtestatud, et miks see protseduur on? Ma siis kordan veel kord üle seda. Meie oleme praegu loetelusse pannud teatud raadiuses need liigid, kes on andmebaasis hetkeseisuga olemas. Jooniste peal, palun ma lõpetan oma lause, võib-olla 2 lauset, ärge palun segage vahele. Joonistele me ei tohi esimese ja teise kategooria liike, mis avalikele joonistele panna, sest looduskaitseseadus keelab seda. Ja meil tehakse, palun laske lõpetada mul oma jutt ära, ärge palun segage kogu aeg vahele. Et tehakse, nagu ma ütlesin, linnustikuuuringud. Need liigid, nende pesakohad, mis sellel ajal uuringute käigus leitakse, need tulevad samamoodi siia meile sisendiks. Need linnustikuuuringud ei ole lõpuni täna tehtud, meil ei ole seda sisendit veel käes. Aga selle kõige sisendiga, mis meile tuleb, mida ornitoloogid ütlevad, sellega me võime arvestama ka sellega, mis ornitoloogid ütlevad, lisaks sellele, et nad ütlevad meile, kui nad kedagi leiavad kuskil kellegi pesitsuskoha, nad ütlevad ka meile mingeid tingimusi, et me peame selle kõigega mõjuhindamise käigus arvestama, aga näed, miks jooniste peal esimese teise kategooria liike, kui näiteks on teise kategooria liike, ei ole, ongi sellel põhjusel, et avalikus massiteabevahendis looduskaitseseadus keelab täpselt pesakohtade avalikust. Ma võin tuua teile reaalse näite on see, et piirkonna elaniku Väike-Maarjas on korduvalt teavitanud podcastest Kotka klubi, kes on siis ametlik koostööpartner Keskkonnaametiga. Ja Kotka klubi on öelnud, meil ei ole ressurssi, neid pesapuid kõiki ära määrata, kui ise leiad tahte teada, ja nii see keegi. Aga kordan veel 3. kord üle, sellepärast meil tehaksegi eraldi sellise linnustiku uuring, mida viib läbi ornitoloogia ühing, kus on samamoodi tunnustatud ornitoloogid. Ja kui nemad seal midagi tuvastavad, siis nad panevad selle kirja, nad ei jäta seda kirja panema. Ja palun, kui praegu on see teadmine, et kull, nii-öelda kanakull, ma ei tea, kas see tema pesa oli siin piirkonnas või lihtsalt selle, kui see raadius tuli sellest, ma ei järelda seda. Kui teil on need teadmised, need kohad, edastage see info mingisuguse selle täpiga kaardi peal, meie saame edastada seda nendele ornitoloogidele, kes viivad läbi selle linnustiku uuringut, et nad seda vaataks. Et lihtsam oleks ikkagi otse ornitoloogiale minguga ühendust võtta, sest me ei tea, kas teie selle täpikese sinna edasi saadate. Edastage sinna, kui nad... Nii, 3.7. Kas teised ei saa sõna või te lasete soolata ja õhtusid, kuidas teie plaan on? Mul on jah päris mitu küsimust. Vastate kohe selle küsimusele, mida Eesti Metsa Abiks MTÜ kohe räägib õlist. Te teate ise väga hästi, et uute tuulikute puudub õli, sellepärast, et käib kaste uute tuulikute enam ei ole ka õli tarkinud. Õli on ainult seal hüdropoolikutes. Tulevastustasid neid uusi tuulikuid. Ja veel ma võin öelda, et siin ei saalis tõenäoliselt ei olegi kedagi, kes on neid uusi tuulikuid paigaldanud.
mina olen Soomes, minu ettevõte on kui keegi veel Sinuga tuulikuarendaja. Las ma lõpetan ära seal. Uutes tuulikutes, kus ei ole kästi, ei ole vajadust üli kasutada suured mahud. On suure jaoks sellepärast ei kasuta. Kas te lasete kunagi ühe lõpetada? Salutud vasturääkimise täis. Uute tuulikutel on sama hea tulekustutussüsteem nagu tänapäevastel lennukitest. Isiklikult olen käinud selle üleval tuulikust seda kohaga näinud. Teine teie väide, mida kogu aeg, mis on ümber lükatud varem, jälle täna kasutasite, et segadust tekitada, on see tuulik, see tututud, kuna see on kool sees. Esimene asi, mis tuulikuga juhtub, näiteks just tuulikuga ei saa. Kas te lasete mõne lause üldse? Ja sa räägid vastu. Tuulikus, kui tekib avarii olukord, siis esimene asi, mis juhtub, on alajäämas lülitud tuulik välja. Iga tuulikul on alajäämas punane nupp. Aburi tuulikul on see elektri alajäämas kuulemal, ehk kõik kohanetud teavad seda. Aburi tuulikus midagi näiteks juhtub, välpeb sisse. Esimene asi, mis tuleb välja, on see nupp punane nupp, mille ta üritab võrgust välja. Seda teab iga üks, kelle natukene kahjust on. Teie tahate seda väga hästi ka, et jalutada seda informatsiooni, et kõik teisi inimesed üles levitada oma informatsiooni. Et kui me arendasime uuenähtide vabandust Aburi tuulikule, siis oli see sama, vastu väitud oli see samast, kes istuvad minu eesreas, et see pili läheb põlema ja kõik tulevad ära 3 kilomeetri raadius. Ka seda ei ole juhtunud. 40 aastat järgmine Eestis tuulikul ei olnud lahkuna tuulikut alades, või vabandust, üle 30 aastat. Selle ajajooksul on üks tuulik põlema läinud, eks teie väitsite, et nüüd on väga palju kogu juhtunud. Üks tuulik põlema läinud, ja see tuulik oli käigukastiga, vana põlvkonna tuulik, eks ole, mis oli Ida-Virumaal. Ja see suudeti ära korrigeerida. Aga pole mõtet kogu aeg neid väiteid tuua, küsige nende käest, kes teavad, terve lähen kogenud. Ma ju küsisin ju alles, kui sinu sõber ju, kelle rahadega just majandad, on ju Anti Puusepp, on ju Palmsi omanik, on ju, ja kuidas asjast see puudutab väga hästi ja siis seal Aljala vallas, kui hakkasid seda propagandat tegema ja Anti kus ta inimestele kuulsi küsimusi ja see ongi tuulikutega otseselt seotud. Ja siis küsisin ka, et Anti, et miks sa nii tugevalt neid tuulikuid surud, siis ta ütles, et ei, tema ei suru üldse, temal on 0 lubi. Kuidas see tuulikud? Siis ma ütlesin talle, aga miks teadmik.ee-s sa oled märgitud kasusaaja 5 erinevast ja ma tahangi küsida, kas Anti Puusepp on kriminaalmenetlus, kes ta pedasi selle lõpetab? Teie olete Jasamalas ja Lamuri. Kasperiga mindi äri. Lamuri tuulikud 13 aastat töötanud, eks ole. Praegu 13 aastat täis. Miks te ei ole mitte ühtegi kaevanud väikemaale valda esitanud selle tuulikuks johtustanud midagi teile põhjustanud tehnilise hädaast? Väike-Maarja vallas perearst ei ole saanud tuulikuga seotud ühtegi kaevu, Vinni vallas ei ole saanud perearst ühtegi kaevu. Aga mees nüüd räägib ja annab seda kõige vähem, tule ise sinna õuega. Kas olete kaevu? Selge viskab vale väited ette. Mina perearstidel on need väited, ma ei tea. Aga sa ütlesid, kus väitsid, et ei ole, need väited, et on. Ei, väited vastu. Konkreetselt on tuulik väga olemas, teie on tervitada. Ütlen ausalt, et siia vahekontekstiks, kui nüüd tuli Aburi tuulikust juttu, kui oleks pandud Aburi praegusele, kes teab, et see Aburi tuulik on 130 meetrit kõrgus. 150. Ei ole, seda 45. No, okei. Siis, kui selle kõrvale pandaks veel üks sama suur, oleksin mina vait. Aga kui sinna kõrvale pannakse 300 meetrised ja 15 tükki, on seda palju. Ja kuna ma näen seda Aburi tuulikut praegu täispikkuses ja kui arvestada, et järgmised tuulikud tulevad 2 korda kõrgemad, mul ei ole ees ei metsaviirgu ega mitte midagi, mis takistaks nii visuaalset häiret kui ka müra infrahelist ei hakkagi täna arutlema. See on päris kirgi tekitav teema. Aga reaalselt jah, ütlen ausalt, mul ei ole tuulearenduse vastu midagi, kui sinna oleks pandud ainult üks juurde. Oleksin rahul olnud, vait olnud, aga terve suur tuulepark, seda on palju. Nii, aga läheme edasi, tuuleolud 3.7.
olete välja toonud seal ainult 100 meetri kõrguse hindamise, kuigi tuulikud tulevad kuni 300 meetri kõrgused, siis tahaks teada saada, missugune tuul on 300 meetri kõrgusel. See 100 meetri kõrgusel on välja toodud sellepärast, et Euroopa Liidu koostatavad kaardid on tehtud seal kõrgusel, aga rusikareegel on see, et mille kõrgemale läheb, seda suuremaks tulla. See tähendab seda, et 300 meetri kõrgusel juba, kui meil... Ja 250 meetri kõrgusel on siin hea võrdlus, näiteks meil jätab tõesti väljas, et kui 100 meetri kõrgusel on 7 meetrit sekundis, siis samal on 250 on 8,7. Tooge siis välja üks moment, et inimesed elavad siin tuulikute lähedal, et talvel, mis on see tuulikute ümber raha, mis ulatused liikuda ja liikuda võib olla jätkub. Selles osas on palju meetmeid, et seda jääda ei tekiks. Tänapäeva tuulikute arendajad soovisid kommenteerida. See on räigekeelne töötamine. Ei, see ei ole räigekeelne töötamine, tänapäeval on labade soojendused välja töötatud. Ma tahtsin tuulekiirust lihtsalt kommenteerida, et see tuulekiirus on välja toodud, et tegelikult räägitakse sellest, kui kõrgele see loot on kinnitud, et masti kõrgusest me räägime tuulekiiruse arvesse võtmisest. Et kui seal on räägitud 100 meetri kõrgune mast, et siis on tuulekiirus 7,4 meetrit sekundis, mis on juba maailma mastaabis või ütleme Euroopa mastaabis väga head tuuleolud. Me räägime ise tuuleoludest kui sellist. Kui me paneme sinna veel 50 meetrit otsa, umbes sellise kõrgusega masti me ise plaanime, me räägime 150 meetrisest mastist. Kust me arvestame seda tuult, selle tuulekiirust selle kuskile sinna 8 meetrit sekundis algab. Ja mis on jällegi Põhjamaade siin meie piirkonnas arvestades nagu ülihead tuuleolud tuuleressursi mõttes. Aga nii kõrgele kui 250 meetrit, ilmselgelt mitte keegi üksi arendaja võib öelda, et nii kõrgele nemad ei plaani loota paigata. Räägime nüüd ausatest asjadest, et teie ei plaanis ehitada elektriga tuulikut. Teie teete teenust firmale OX2, kes teeb omakorda teenust IKEA-le. Teie lihtsalt ajate välja need õigused, et siia võib rajada tuulikuid, aga teie ei raja ise ühtegi tuulikut. Mida? Ei, Jaan ütles, et me ehitame seal sellised tuulikud. See ei vasta tõele, nemad ei ehita. Nemad ajavad seda tubasid tõele. Et lähme edasi siis. 5.3.5 visuaalne mõju. Et selle punkti ma tõin ka just sellepärast välja, et kuna, nagu ma juba korra mainisin, on minu kodu juurde see aburituulik, praegune väike aburituulik näha ja siis kui ikkagi, kuidas te nii-öelda, mis meetmeid kasutate, et visuaalset häiringut vähendada või kuidagi leevendada? Visuaalne häiring on kõige raskemini leevendada. Et mina tahaksin enda hundiservades sekvoiasid. Ma ei tea seda, kui kaugel teie maja teie hundiservast on. 2,8 kilomeetrit. Siis jätnud sekvoiad ka midagi, eks. Et leevendamismeede on haljastusega olemas, on see, et kui kohe... Selleks on sekvoiasid vaja ju. Ei ole. Et kui kohe nii-öelda maja lähedusse istutada kõrghaljastust, siis... 80 aasta pärast on puud täismõõdus. Ma tahan kohe täismõõdus puid. Kohe täismõõdus puid tõenäoliselt ei saa. Eks kui me räägime seda, et tuulikud on teie majast üle 3 kilomeetri kaugusel, siis see kolmnurk, mis tekib sinna, see on suhteliselt selle madala nurgaga ja kui teie maja lähedusse istutada kiirekasvulisi ja panna ka kohe mingisuguseid kõrgemaid istikuid sinna, siis see võib täiesti töötada, et ta varjab seda vaadet. Sõna teavad. Siis ei ole välja toodud kuidagi, oli ainult üks lause siin ühes punktis, et kinnisvara eksperthinnang. Kes teeb kinnisvarale eksperthinnangut, kui selle kinnisvara väärtus langeb?
mitte kinnisvara endale jäänud eksperthinnang, vaid kinnisvara väärtuse muutustele eksperthinnang. Seda saab eksperthinnanguna teha muu praktika põhjal keskkonnamahindamise ekspert ka ise teatud tasemeni, aga antud puhul praegu läbirääkimised, et kutseline kinnisvara hindaja teeks selle eksperthinnangu, mis ei tähenda seda, et kõiki majapidamisi hakatakse üksipulgi siin ümbruses läbi käima, vaid see on selline ikkagi üldistatud hinnang lähtuvalt siis sellest, milline on kinnisvara müügi statistika Väike-Maarja vallas olnud ja vaadatakse siis juurde ka muu Eesti praktika. Aga see oli mingi uudis, et tootsid ka 400 müügi. Nii, ja punkt 5 on KSA koostamise käigus, mida hinnatakse, mida ei hinnata. Ja mina soovin tähelepanu juhtida 5.5. KSA sisu ja nüüd mõju, mida ei hinnata. Tõmmake natuke allapoole. Stopp. Et KSA koostamise käigus ei hinnata täiendavaid mõjusid, on soojus, kiirgus, lõhn, pärandkultuurid ja piiriülene mõju. Me jõudsime siia samasse tagasi, et Kullenga ja Assamalla küla ei, sellepärast meie linde ega neid asju ei hinnatagi, et te olete lausa punktiliselt kirja pannud sinna, et piiriülest mõju ei hinnata. Ma selgitan. Antud kontekstis on keskkonnama hindamise juhtimissüsteemi seadusest tulev mõiste, see tähendab riigi piiriülest mõju. Siis oleks pidanud olema seal kirjas riigi piiriülene seaduse mõiste. Sest praegu mina näen seda, et seda määratakse ikkagi piiriülesena ja meie oleme teise valla elanikud ja me oleme piiriülesed. See ei tähenda seda, see tähendab riigi piiriülest mõju. Siis peab olema täpsustav info juures. No võime kaaluda seda täpsustamist, kuna tõesti tavainimesed ei tea sõna seaduse mõistet, aga mõte on siin riigi piiriülese mõju koha. Et see tuleneb keskkonnama hindamise juhtimissüsteemi mõistetest ja programmis peab olema välja toodud alati see, kas riigi piiriülest mõju hinnatakse või. Ja nüüd siis ka sellised, mitte enam sellega seotud küsimused, minu isiklikud küsimused, et kui nüüd on kõiki neid koostamisi ja strateegilisi hindamisi ja kõiki neid tehtud, siis ja kui ikkagi volikogu ütleb, et tuulikut ei tule, arendajad, kas lähme kohtusse? Vaikus? Ma ei tea, see volikogu otsus. Ei no, aga kui volikogu otsustab siiski, tõite siin ajaskaala välja, et millal on need hindamised, millal on arengukavad ja kõik sellised. 2027 otsustab volikogu, et ta nüüd ikkagi ei tee neid tuulikuid, ta ei anna seda ehitusluba. Kas lähete kohtusse? Te olete juba KSA hindamisele ja kõigele päris suure kulu teinud. Mina ise planeerijana, mina väga ootaks sellist Riigikohtu lahendit. Et tegelikult on oluline see, et volikogu teeks kaalutletud otsust. Ja meil minu teada ei ole Eestis selliseid Riigikohtu lahendeid, kus volikogu oleks jätnud siis planeeringu kehtestamata ja teda on kohtusse ka. Aga oma töö erialalt vaadates mind väga huvitaks selline kohtulahend. Järgmine küsimus. On inimesi, kes on tuulikute vastu, tehakse allkirja kogumisi. Kas see mõjutab arendajate arvamust
või minnakse üle laipade? Ma ei tea ka, kas nagu seda, mina ütleksin niimoodi, ma isegi ei anna võib-olla seda sõna, et kui on planeeringu avalik väljapanek, siis planeeringu avalikul väljapanekul tulevadki need arvamused. See ongi planeerimise protsess, mõnikord heidetakse tänasel koosolekul ette, et miks üldse raha kulutatakse, miks seda planeerimisprotsessi tehakse. Paraku Eestis meil on selline seadus, nagu tegelikult paljudes teistes maades, et kogu see planeerimine ongi selline, et ühel poolt on huvi midagi ehitada, teiselt poolt on siis huvi, et seda asja ei ehitataks, on mingid kolmandad huvid siin vahepealsed ja läbi selle menetluse siis lõpuks tehaksegi see otsus. Et kui arendajad kõik võivad pöörduda kohtusse, kui teie ütlete täna, kirjutate homme lähteseisukohtadele, ma ei soovi neid tuulikuid, siis tuleb järgmine avalik arutelu, tuleb meil siis sügisel selle lahenduse tutvustamine, kirjutate seal, et te ei taha neid tuulikuid. Siis tuleb järgmine aasta uus avalik väljapanek, te kirjutate jälle, et ei taha neid tuulikuid. Ja kui lõpuks volikogu otsustab, et ta ikkagi kehtestab, et siis võib näiteks 7 tuulikut ehitada, siis ka teil on õigus pöörduda kohtusse. Et tegelikult see õigus on kõik. Ja ka arendajad võivad pöörduda kohtusse ja öelda, et nende arvates oleks võinud olla 9 tuulikut, mitte 7 tuulikut, et 2 tuuliku ärajätmine oli volikogu poolt liiga meelevaldne. Nii on. Ja viimane küsimus, siis ma lõpetan. On, kui tõite välja eessõnas, et me siin peaksime aastani 2050 jõudma 100%-lise taastootlikkuse elektrini, siis küsin otsa, kust me võtame elektri, kui meil ei ole tuult ega päikest. Selleks olid seal slaidi peal ka need salvestuslahendused ja juhitavad võimsused. Aga nüüd, see ei ole päris minu kingad või minu portfell, millest me seda räägime, et see on Kliimaministeerium. Minu tööd on teinud ka see raskemaks, et eelmises ENMAK-is olid natuke ühtemoodi eesmärgid, tänaseks on neid eesmärke muudetud. Ma saan lihtsalt rääkida seda edasi, mis on riigi poolt paika pandud. Selles samas valguses on tegelikult tegutsenud ka vallavalitsus, ma julgeksin öelda, et on antud need juhised, et meil on seda taastuv energiat vaja. Täna me oleme nendes suurtes hinnakäärides, ka tänasel päeval ja homsel päeval on siin jälle hästi kõrged hinnad, aga selleks, et need käärid vajuksid väiksemaks, selleks ongi ka need salvestuslahendused, selleks on ka siis gaasielektrijaamad, mida kavandatakse. Me planeerime ka gaasielektrijaamasid. Ka gaasielektrijaamadele on vastuseis. Et vastuseis planeerimisel on paraku see, et kõikjale kodu lähedale seda elektrijaama kavandatakse. Kõik on sellele vastu, see on üks selline paraku. Kas Väike-Maarjas on plaanitud salvestusjaamad? Mina Väike-Maarjas praegu ühtegi salvestusjaama ei planeeri. Arendajad, kas selle arendusega on ka salvestust selles pargis kavandatud või Jaanus Kiire? Tähendab, Enel Estonia on siin 3 erineval detailplaneeringu alal võtatud isik ja kui meie kavandame enda tegevust, siis meie just nimelt me näeme seda, et ühest tehnoloogiast ei piisa ka 2 tehnoloogiast. Tihtipeale ei piisa 3 tehnoloogiast, aga ütleme niimoodi, et tuul-päikesalvestus on üsna head sõbrad omavahel. Et tõepoolest ega lõplikku lahendust me täna, eks ka siin ju tegelikult ei tea. Ja eks need kõik lõplikud lahendused selguvad ajapikku. Aga ütleme, kui küsimus on see, et kas me üritame siis tehnoloogiat kombineerida, siis jah. Aga võib-olla, kui mul juba mikro anti, siis paari lausega veel, et me saame ideaalselt aru sellest, et
meie tuleme kogukonda naabriks, me tuleme kogukonna liikmeks, eks ole, et meie eesmärk on siis lisaks arendusele ka opereerida ja omada seda vara, ehk siis me tuleme teile naabriks. Ma saan aru, iga naaber ei ole tervetulnud, mis seal ikka, aga selle tõttu meie ka praegu aktiivselt ka vallaga arutame selle üle, kuidas me saame juba tänases etapis panustada. Meil on ka näiteid teistest valdadest, kus meil on koostöömemorandumid kokku lepitud, eks ole, kuidas ka kohalik kogukond, kes on selle tuleprojekti kõige lähem, saaks võib-olla tiba rohkem kasu kui mõni kaugem, eks ole, küla. Siin eelmisel aastal leppisime kokku, et panustasime see nüüd sellest piirkonnast jääb natukene kaugele, aga Aavo Paisjärve keskkonnamõju hindamise tegemisse, et Aavo Paisjärv oleks võimalik rekonstrueerida. Ütleme, neid näiteid me üritame ja loodetavasti ka teie abiga, et te võite kas meie poole pöörduda, alla poole pöörduda, kui teil on idee, millesse me saaksime panustada, mis on teile oluline, siis absoluutselt, kui see vastab ka meie sellistele eesmärkidele olla keskkonnahoidlik ja panustada päriselt noortesse haridusse, siis teeme seda. Puhas õhkkond. Küsime, supitõrsust ei ole hallooma küsima. Et see aamuline teema on hästi huvitav, hästi tore, millest igat inimest puudutab ja loomulikult aitäh sellest, aga oleme ausalt ja lihtsalt peate täitma oma eeskeskkonna teemasid, nii et kui keegi ei tea, siis ei tea, aga võite rääkida ise sellist täpsemalt. See on siiski vabatahtlik, et meil on selline vabatahtlik eelarve nendeks tegevusteks. See ei ole kohustus, mis tuleb kuskilt üleval poolt. Ma tahaks ka rääkida. Igor on seal kohe. Härra käes. Ma ei taha seda kõva. Ma sain ikkagi aru, et kogukonna arvamus ka ikkagi midagi tähendab, nagu siin eelkõnelejad rääkisid. Ja ma tahaks öelda seda, et juba aasta aega tagasi korjati tuulealade 10 ja 15 osas kokku 500 allkirja. Uhke nimetuse Raeküla järgi saanud tuulepargi Raeküla 8 majapidamisest andis allkirja 8 majapidamist. Pandivere 30 hoonestatud eramajapidamisest andis allkirja 27 majapidamist. Koonu 35 eramajapidamisest andis allkirja 27 majapidamist. Apuri 20 majapidamisest andis allkirja 17 majapidamist. Toon lisaks piiri üles. Kusjuures see 500 häält jaguneski selliselt, et 296 häält oli Väike-Maarja vallast, ülejäänud olid siis kõrvalvaldest Tapa ja Vinni vald ja kusjuures siis 89 häält või tähendab 89 allkirja anti siis piiriülestest küladest Kullenga, Muiduküla, Assamalla, Lohvardi. Me teame seda, et me oleme kõik need kirjad edastanud valda. Vald ei ole nendele kuidagi reageerinud. Ma ei tea, kas vald on seda infot teistele edastanud. Me oleme aasta aega tagasi juba korjanud need allkirjad kokku. Meil ei ole vaja täna seda enam korjata. Ja need on 10 ja 15 tuulealade osas ja see on nende inimeste seisukoht, kelle kodude kõrvale tullakse neid 300 meetri kõrguseid tuulikuid püsti panema. Ja teate, ma ütlen teile ausalt, mul on äärne kuulata teie seda esitust, mis te praegu tegite, siis teie kodu kõrval ei tulda seda tuulikut püsti panema, aga minu kodu kõrval tullakse küll. Tema elab käsmus kenasti merevaatega, Mis te arvate, kuidas me peame ennast tundma? Kui õnnelikult me peame siis praegu siin teie selle koosolekul olema. Mitte keegi pole meie käest küsinud. Kas seda protsessi oleks pidanud alustama ikkagi natukene ka selle peale mõeldes, et kohaliku elaniku arvamus välja selgitada ja nende suhtumine sellesse planeeritavasse. Jah, te tulete ju meie koju. Seda olen ka natuke kommenteerinud. Ühe lause ütleksin, et selle protsessi
protsessi üks suur mõte ongi saada teada täpselt tulemused mõjude hindamise mõttes, mida saab siis otsustamisel see on lihtsalt mitte vabatahtlik suguhakkab ja ma tahan öelda veel ma räägin veel edasi. Ma prooviks teile natuke vastata, et saate uuesti rääkida. Ei, ma räägin teile seda lõpuni. Nii, et äkki te räägite peale koosolekut natukene. Ma tahan öelda veel seda. Laskenud naisterahval rääkida. Et kõigepealt lükkaks ümber teie valeväited. Mis on meie valeväited? Et Väike-Maarja vald ei ole nendele allkirjadele vastanud. Teile on ju saadetud kõik vastused tagasi. Miks te pole neid edastanud nendele, kellele te allkirju võtsite? Täna Väike-Maarja vald koos arendajate, koos detailplaneeriga kutsus kõiki siia, et arutada, mida uurida, et saada vastus, kas need tuulikud sobivad või mitte. Et palun räägime tänasest teemast ja kõikidele allkirjadele, mis te kogusite kokku. See on oluline, me oleme aru saanud, et kohalik kogukond jälgib huviga, te kuulute ise MTÜ-sse, mida te eelmine aasta lõite ja saate teha ka siia samma keskkonnamõjude programmi oma ettepanekuid, et me saaks kõik vastused, kas need tuulikud sobivad või mitte. Need allkirjad jäid täpselt samamoodi teie ja meie kirjavahetuseks. Me palusime, et te... Lükkan ümber, et kui ma tõestan teile teistpidi, kas te vabandate avalikult? Ma ei saanud aru. Kui ma tõestan teile teistpidi, et allkirjad said vastatud nendele, kes meil allkirjad tõid, Väike-Maarja vallavalitsus ja vallavolikogu poolt, kas te olete nõus avalikult vabandama? Ma räägin seda, et... Ma küsin teilt ühe küsimuse, kas te olete nõus avalikult vabandama, kui need allkirjad, kes Väike-Maarja vallavalitsusse ja vallavolikogu tõid, said vastuse? Millise vastuse? Meile te vastasite küll. Jah, meile te vastasite tõesti. Loomulikult. Teie käes on vallalehed, miks te valla inimeste poole ei pöördu, kus on valla inimesi kõige puudutavam küsimus? Ma küsin, teie käes vabandage. See on teie arvamus. Sa oled ju mats. Aitäh. See on selline teile kõige suurem valetaja mats. Et ma küsin teilt, kas te olete nõus vabandama? Kui ma lükkan teie selle valeväite. Ühesõnaga, ma väljendasin ennast valesti. Ma ei tahtnud öelda, et me ei ole saanud vastust, ma tahtsin öelda seda, et ei ole saanud, võib-olla see vastukaja on õige. Jah, selles mõttes, et kui te tahate, et ma vabandan, siis ma vabandan. Ma väljendasin ennast valesti. Et ma tegelikult tahtsin öelda seda, et me ei ole saanud oodatud vastukaja nendele allkirjadele. Ma tahaks niimoodi ütelda. See on korrektne, ma olen teiega nõus, aga selleks me täna siia teid kutsusimegi, et läbi selle programmi saada ka teie ettepanekud, et me saaks kõikidele küsimustele vastada. Ja nii nagu ka arendajad siin tõusid püsti, ka nemad ootavad ka ettepanekud, mida kogukond ootab, kui meile tulevad nemad naabrid. Aga ma tahangi ütelda seda, et kas arendajad teavad, et kogukond on korjanud kokku 500 allkirja nende tuulikute vastu. Jah, just täpselt need samad konkreetsed 10 ja 15 tuuleala. Me oleme korjanud kokku juba aasta aega tagasi 500 allkirja. Ja nii nagu ma teile lugesin ette, on tegelikult 95% nendest õnnetutest inimestest, kes jäävad nende tuulealade mõjupiirkonda andnud allkirjad, et nad ei soovi seda. Mis me ei aktsepteeri seda? Indrek, sulle konkreetne küsimus, kas sa pöördusid selle küsimusega vallavolikogu poole, et vallavolikogu annaks oma seisukoha? Kas on päevakorrapunktis olnud jah või ei? Kui ei ole olnud, kas sa vabandad? Miks ei ole olnud? See on sinu ülesanne, seadusest tuleneb. Me oleme korduvalt palunud, et... Härra Indrek Lehin, te panete kogu aeg mulle sõnu suhu. Vastavalt sellele, kuidas teile sobib, Väike-Maarja vallavolikogu on kaardile vastanud. Volikogu esimees esindab Väike-Maarja vallavolikogu. Nii et mina ka kandideerisin rääkida. Kelle tütar on Väike-Maarja vallavanem, kelle ülemus sa oled? Kelle tütar on Väike-Maarja vallavanem, kelle ülemus oled? Te olete päris korral. Täna on vässid väga. Kelle tütar on? Mina olen... Kuule, Indrek, las ma nüüd ka natuke rääkida. Vabandage, et teie absurdselt väitsid Indrek Leina poolt lähevad kui nii õlus. Ma oleme poolest tundi rääkinud, et ma tahaks, et ma rääkinud prooviks nüüd 10 minuti jooksul, et võib-olla tuli veel inimesi siia, kellel on küsimusi. Et selleks me teid siia kutsusime. Kas kellelgi on veel küsimusi, kes siia tuli? Minu küsimus jäi ka vastuseta, et kas ei oleks pidanud protsessi alustama õigest kohast ja selgitama. Väike-Maarja vallavalitsus on algatanud üldplaneeringu menetlenud 4 aastat, jõudsime siia täna, koostanud detailplaneeringut alusel selgub, kas Väike-Maarja valla
pindalale on võimalik tuulikuid teha. Nii, järgmine küsimus. Teil on käsi püsti. Kas saate mikrofoni anda selle neiulas? Ma tahan küsida nüüd selle müra kohta. Et kui nüüd surutakse ikkagi läbi ja on inimesi, kes nendel ei ole sellest mürast nagu sooja külma, aga kui ikka hakkab tervisele, siis mis on ette võetud? Kas on mõeldud nendele inimestele, et nad saavad kodudest ära puhkama minna? Kes maksab selle kinni? Kes turvab samal ajal nende elamist? Kõik sellise asja. Ja ühte asja tahan veel öelda. Seesama pilt, mida te meile kogu aeg näitate, sümbooli. Tegelikult läheb sinna ka või vinni olla see tuuleala sinna otsa. Et neid ei tule ainult seal mingi 15 tuulikut, vaid tuleb neid rohkem ja Veadla küla jääb täiesti sinna sisse. Ja visuaalne reostus, okei, see selleks, aga see varjutus, teatavasti tuleb päike idast ja loojub läände, siis terve päev ongi Veadlas. Ainult. Nii, ma alustaks võib-olla nendest koosmõjudest, et planeerimisel ja mõju hindamisel on see põhimõte, et kui me nüüd nii Vinni vallas kui Väike-Maarja vallas mõlemas on pandud üldplaneeringuga siis paika need tuulealad, eks ju, kahe valla peale jääte 3 tuuleala vahe, nagu ma aru sain, eks. Nüüd, kui meie teeme oma tööd ja Vinni vallas, selle Vinni valla alale ei ole algatatud detailplaneering, siis me ei saa arvestada nii-öelda koos mõjudega, et seal Vinni vallas tulevad ka sellele alale tuulikud. Kui Vinni vallas on ka detailplaneering sellel alal käigus, siis saavad siis planeerijad, keskkonnamõju hindajad võtta teise asja arvesse. Üldpõhimõte on see, et see, kes oma protsessiga on tagapool, see võtab arvesse eespool olevate protsesside tulemusi. See on üks selgitus. Teine selgitus on jah see, et tegelikult kui me oleme teinud valdade eriplaneeringuid või siis ka mõnel juhul üldplaneeringus, kui on olnud seda, et üks küla jääb mitme tuuleala vahele ja need tuulealad on seal väga lähedal, siis on hakatud tegema siis selliseid korrektuure, et sul ei oleks seal 300 kraadi, 360 kraadist tuulikut täis, eks, et on hakatud seda vähemaks võtma. Aga seda saab siis juba vaadata tööprotsessis kui kaugelt on. Kas te teate peast seda, mis selle Vinni tuuleala number on? 11. Seal on detailplaneering algatatud seal, et selles suhtes seal tahtsin lisada, et seal peab koosmõju arvestama mudeldamise juures kindlasti. Brüsseli juhendid näevad ette ennistada selle uue energeetika arendamisel vanu kaevandusalasid, selliseid jäätmaid tööstusalasid. Eestis pole seda juhtunud ja teie ka välja toodud maakonna planeeringus oli kirjas, leiti, et maakonnas on tuuleenergeetika arendamiseks praktiliselt pole. Aga nüüd on nokitud siit ja sealt ja 3. kohast mingid kummalised tükid ja mida oleme siis sellises olukorras, kus aga poodi on? Need niinimetatud Brüsseli eelisarendusalad on siis nendest terminid. Eesti esitas siis ka oma tingimused. Nendel eelisarendusaladel võimaldatakse siis kiiremat protsessi. Mina ei tea Eestis ühtegi eelisarendusala tingimustele vastavat tuuleala. Ma nüüd tsiteerin Sõnajalga, ise ehitab, ütles, et tema hinnangul polekski rohkem vaja, need vanad ajubarjäärid ja kõik see kaevandusala ja seal on juba infra olemas, kaablid jooksevad ja see vana energeetiline arhitektuur töötab selles mõttes, et sinna on need kõik väga lihtne ka vendada. Nii Sõnajalad kui ka mõni teine on öelnud seda, et jaa, me peaksime Ida-Eestisse tegema, on meil ka öeldud seda, et paneme üldse kohe idapiiri äärde selle tuulikut
rea püsti. Kas Eesti Energia ei plaaninud midagi sellist? No ta plaanis, aga täna ei saa seda. Seesama kaart, mis seal eespool oli, see näitab, et Ida-Eestisse ei saa. Et neid arvamusi... No saab küll, aga... Neid arvamusi on erinevaid, aga... Radarid lähevad kallimaks, kui nad kompensatsioon. Aga tänases nii-öelda riigi poolt antud juhistes me ei saa seda teha. Sellele Kaitseministeerium ei anna kooskõlas. Jaa, aga Euroopa Liit on öelnud väga konkreetselt, et rohealad tuleb säilitada kliimamuutusega vastu võitlemiseks. Ja teiselt poolt me just kliimamuutusega võitlemiseks. Tuulikualad on tööstusalad. Selle üle võib ka väga pikalt edasi arutleda, et Euroopa Liit käseb meil toota taastuvenergiat ja tegelemegi nendele taastuvenergia tootmisele asukohtade otsimiseks. Ja me oleme meeletult need protsendid ka veel üles tõstnud. Kui Euroopa Liidu riigid ikkagi leppivad väiksemate taastuvenergia protsentidega, siis Eesti on 100-110 peale kohe jõudnud. No Elmar muutis selle natuke leebemaks, aga see väide jällegi, et rohealad lausaliselt, seal on eraldi eesmärk 30% territooriumist kaitsealadele Eesti tuulikuid planeerida. No seda tähtsalt on veel Siin on arendajad, kuidas elektrit toota. Arendajad tegeles siis peale tuulikust midagi muu. Öelge konkreetselt, siis te olete kõik targad. Kas on kellegi see on siin jah sektor. 10 aasta pärast me vaatame, kas taastame maailma. Ma tahaks lihtsalt natuke rääkida sellest, et kõik on need tuumajaamad. Vabandust, ma tooks lihtsalt ühe konkreetse näite, et looduskaitsest ja rohealade säilitamisest ja kõigest ja see kõik toimub tegelikult sümbioosis koos tuuleenergiaga väga hästi, et üks tuulik võtab endale ainult 1 hektar maad kuskil keskeltläbi. Aga ütleme nii, et sama palju energiat toodab näiteks 2000 hektarit metsa teha ära, lageraiega, kõik näiteks ahjupanne, sama kogus energiat. Et mõelge nüüd natukene looduskaitselisest, et kumb on tegelikult nagu keskkonnasõbralikum tegevus, kas 1 hektar tuulikupalla või 2000 hektarit ahjupanne. Või üks tuumajaam, see võtab ka mõne hektari maad ja toodab... Illusioonidest võib rääkida teises saates, aga seni hoiame oma põlevkivi jaama käiga. Kui me hoiamegi põlevkivi jaama töös, me paneme sinna 50% puitu. Ja seda, sinna ka ümarpuitu olla jätud aeg. Ja põlevkivi jaamades põletatakse ka ümarpuitu, et see ei ole. Ma lihtsalt tõin nagu lihtsalt illustreerima näite, ja ka palju metsaomanikud, maamanikud on ise tulnud. Et kui nemad saaks oma maad väärindada läbi selle, et sinna tuleb nende metsa, meil on näiteks 30 hektarit metsa, sinna tuleb üks tuulik, nad säilitaksid selle metsa, aga praegu kuna maa on see nii palju kasvanud maamakse, siis ütlesid, nad on sunnitud selle metsaga ära tegema või ära müüma. Ja uus omanik kindlasti tahab seda siis võimalikult palju majandada, võimalikult palju metsa ära lõigata. Seal on naabrid kõrval. Ma lihtsalt tahtsin tuua nagu selliseid näiteid, et tuulik pole üdini halb, et ärge unustada ära. Eita maidu peale täis, see pole hullu. Jääb lähe kaugemale. Ma kuulan kõigi nende inimeste ees, kes on täna seal tulnud, teeks niimoodi, et need inimesed, kes ei ole sõna saanud, äkki nüüd kellelgi on tänasega keskkonnamõju programmi või detailplaneeringu kohta üks küsimus. Proua küsimusele küsimuses ei vastatud. Teile prouale teada külast oli liiga ümmargune vastus, tahate konkreetselt vastus saada? Ei, me tegelikult ei jõudnud selleks kuidagi juba edasi. Teeme nii, et see on täna sõltud viimane vastus ja siis ka esindajad ütlevad üle, kuhu saab ja millal, kuni saab veel ettepanekud teha. Et selle müra koha pealt põhimõte peaks olema praegu see, et müra normatiivid on kehtestatud inimese tervise kaitseks. Norme ületada ei tohi elamute juures. Ja nüüd hea tava on veel on see, et mitte piirväärtusest ei peaks lähtuma, vaid peaks lähtuma sihtväärtusest. Nende kahe vahepeal on võimalik, et kui maaomanik või majaomanik on võimalik valmis tegema kirjaliku kokkuleppe arendajaga, et siis seda sihtväärtust kokkuleppel majaomanikuga võib ületada, aga piirväärtust ei tohi ikkagi ületada. See on määruses paika pandud piirväärtus inimeste tervise kaitseks
ja seda ei saa mingi kokkuleppega, ei ole lubatud seda ületada. Et sellest loogikast lähtuvalt peaks olema esimene eeldus see, et tervisemõjud peaks saama piisavalt leevendatud või välditud. Aga seda regulatsiooni paraku jah paigas ei ole, kui kellelgi tekivad vaatamata sellele siis mingisugused kaebused või õigussüsteemis seda praegusel puhul minu teada kuidagi reguleeritud ei ole. Ei, seda ei ole reguleeritud. Küsimus oli siis eks sellest, et tuulik käib 5 aasta pärast või mingi muu aja pärast, eks ma tunnen ennast halvasti, et kes maksab minu tervise kinni, oli see ei, küsimus. ma ei käi 20 aastat varsti käib, ma ei kavatse minna ka. Aga küsimus oli midagi ma enne oleks see juba, et ei tekiks sellist asja. Et see tegelikult juba teil välja toodud, et niikuinii on müra tuleb seal, niikuinii. Et mille pärast ma pean siis teile loa andma üldse süksusse teha? Ma ei anna luba. Müra tuleb paljudest kohtades ka kes... See tuulesund on kogu aeg sealt, kus see tuulepark hakkab tulema. No kui me tulime maale, see on müra. Kui müra modelleeritakse, siis arvestatakse seda selle modelleerimisega, et see tuul on igas suunas sama aegselt alla. Ja see norm kellegi suvaline käik, sellepärast VKO on palju karmimad normid, kui näiteks Eestis on kehtestatud. Norm on see, mis meil kehtib ja sellest kehtivast normist ka lähtutakse ja seda siis vaadatakse. Et kui me võtame selle, et me keegi siin elab kaupluse kõrval, siis tõenäoliselt ka kaupluse külmutusseadmetest tuleb samamoodi. 24 tundi ei ole see kauplus. Aga kui neid tuli, kui tahtud saab olema juba palju on ja kui aeg on kuus ka, siis ma ei kujuta ette, ma elan tee ääres, mind ei jälgi, kui sa vahest autot sõidab, ma ei tule üldse sõidab. Aga kui ta su kogu aeg käib seal, siis see undamine on kõik mulle. See, kui sa lähed mingi korra mõelda, see on midagi, kui see on pidevalt. Ma tean, ma telefoni raatan vastu maja. Ja sellel päeval, kui on hästi külm, siis ta ainult undab see. Ja see hakkab pika peale närvi. Inimesi on igasuguseid olnud, osad on sellised, kes ütlevad, et neid ei häirise, osad on alati tundlikumad inimesed, kes ütlevad, et neid häirise. Aga üldised reeglid ja seda on Terviseameti poolt nagu kinnitatud ongi see, et meil tuleb lähtuda siis müranormidest, mis siis kuuldaval helil on see sihtväärtus 40 ja siis nende madalamatel sagedustel on siis teistsugused tiimväärtused. Näiteks epilepsia on pandeemikorras kasvanud haigus maailmas ja see on tõendatud ju, et igasugused sellised hirvendamised nagu ka tuulikute oma kutsuvad ette epilepsiooks, nendel inimestel öeldakse, et siis kui epilepsia ei elab oma kohus, koi ära. Meie ei hakka eraldi epilepsiaga seoses neid analüüse nii-öelda tegema. Me lähtume üldistest normidest, lähtume Terviseameti poolt ette kirjutatavast. Eelmisel aastal või viimase 2 aasta jooksul tõsteti nagu nii, sellel pandi igaks juhuks 2 lisadetsipilli juurde, mida tuleb modelleerimisel arvestada. Praktika on näidanud seda, et tegelikult see modelleerimine on olnud konservatiivsem, kui on pärast tuuleparkide ehitamist on mõõtmised, nüüd pandi veel juurde 2 detsipilli, et selles suhtes Eestis on piisava ettevaatlikkusega vaadata. Kas on teil just selle müramodelleerimise koha poolt olnud selle Ken Matsoniga näiteks ühendust, kelle käest see Gert Lapimaa on tellinud mitu korda uuringuid? Mitte uuringuid, vaid modelleeringuid. Ja, aga Rootslane tegi modelleerimismudelit, tema ei tegelenud müra modelleerimisega. Ta tegi Tapi Satsile, tegi isegi ka oma mudeliga, tegi tõesti see Rootslane ka müra leviku modelleerimise, mida kahjuks on väga keeruline millegiga võrrelda. Ta näitab seda, kui kaugel ühe müra levib selles oma töös, aga selleks, et teda infra normidega võrreldatud, peaksime juurde tulema ka see, et kuidas see 1-20 hertsi vahemikus sai normidega võrreldavaks viia, et tema sellest tööst, mis praegu saadeti ringlusesse ka omavalitsustusse igal poole, sellest ei saa nagu
seda lõppede teada, et saab teada, et ühehertsine müra levib hästi kaugele, aga see ei ole võrreldav kahjuks praegu normidega, võib-olla Terviseamet mõtleb seal midagi täiendavat välja ja siis saab sellega arvestada. See infraheli on praegu üldse sellisel ei kellegi maa. Eestis reguleerimata ja selle... Ta ei ole Eestis reguleerimata, on Eestis siseruumides kehtivad piirväärtused on olemas, et sellest on siis öelda, et ta päris reguleerimata. Ehitis on erinevad, väga erinevad. Uitarkassid, inimene väga erinevad. Ma tahan ühe tähelepaneku teha, et oli siin tuulest juttu ja tuulesuundadest. Siis mina tegin ära aasta 2024, võtsin Väike-Maarja ilmavaatlusjaama andmed ja kuna ma jään alla tuult nii-öelda Väike-Maarjast põhja poole siis, nii-öelda kui on lõunapoolsed tuuled, kagu, edel, lõuna, siis aasta 2024 oli 67% lõunatuuled. Mina jään alla tuult, Kullenga küla ja valla tuult, Assamalla küla, Veadla küla. Need jäävad kõik alla tuult ja me saame 2/3 tuultest, see tähendab ka müra, kandub meieni. Et te ei saa öelda, et on meil natuke kuulda või mida sellist. 2/3 aasta tuultest. Põhjatuult oli 33% ainult. Ja see on 24 aasta välja, et Raekoja asub siis põhjasuunas või lõunasuunas? Ta jääb meile kagusuunas. Ja ma tõingi välja kagu, lõuna, edela tuuled. Saate aru, need tulevad kõik seal. Ja me ei räägi ühest tuulikust, vaid me räägime tuuleparkidest, kus on tunduvalt suurem see. Jaa, mudel arvestabki seda nagu tuul, kas tuul puhub ükskõik kus suunast, mudel arvestab igasse suunda, milline see müra leviku kaugus olema saab ja seda sihtväärtust ei tohiks mingi tuul ületada. Et selles suhtes see protsentuaalne jaotus, olen teiega nõus, et kui te olete kagusuunas, siis kagutuule korral jõuab teieni siin nüüd kaugemale see müratase, mudel arvestab sellega. Mäestiku alla suunas. Me ei ole mäestiku otsad, vaid me oleme mäestiku all. See tähendab ka visuaalset... Visuaalselt see tähendab, et oleme palju kaugemale. Aga positsioneerime nüüd tänase õhtusse ennast. Tänase õhtusse kuni 8. veebruarini on teatud päevad ja selleks meil olemegi. Täna andsin nagu infot, kuid ettepanekud, mida veel uurida, mida veel paremini teha, oodatakse Väike-Maarja vallavalitsusele. Miks ainult 8. veebruar? Inimesed tahavad võib-olla arutada, mõtteid vahetada 8. veebruar praktiliselt käes. Ei ole, piisav aeg. Ka sellest anti meie infolest teada, eelnevalt teada, et teil on alati ettepanek, et arutame. Me oleme 20... Absoluutselt, kogukonnad võivad tulla kokku juba 24 aasta detsembris, kui vallavolikogu selle otsuse tegi. Me oleme täna 26 jaanuaris, üle aasta on aega läinud, et jõuda alles keskkonnamõju hindamise programmini ja lähtuda seisukohtadeni, kus kaasame kogukonna, et saaks teha ettepanekuid, mida uurida, et saada kõige õiglasem vastus. Aga objektiivse ei aktsepteeri inimeste vastumeelsust. See on jälle teie arvamus, et kutsun kõiki teile külla sööma, rääkima, arutama tuulest, hamburgeritest, ka mina tõmbas siin täna otsa kokku ja ootame kõigil kirjalikke ettepanekuid, et veel paremini seda programmi kokku panna. Tervise ja elukeskkonnaga niimoodi nalja tehakse, hamburgerit ja ja teil on alati oma arvamus, kummardan teie arvamuse eest. Kellel on veel küsimusi, saate tulla, et minu poolt aitäh, kes leidsid täna aega tulla. Kui kõigile ei saanud sõna anda, siis räägite siin aeg täis, aga me oleme pea 2 tundi koos arutanud. Nii et ja vähemalt nii nagu algust tutvustati, selle detailvaliku raames, keskkonnamõju hinnangu strateegia hindamise raames saame vähemalt 2 tundi veel kokku. Ma siiski küsiks ja ma küsiks Indrek sinu käest. Et tegelikult on küsimus, et kelle jaoks vald teeb koosolekud, mis hakkavad kell 5. Kas vald ei tea, et inimesed on tööl? Lähen 5-6.
millal see tööinimene Te olete siin, varavalitsuste töötajad on siin väljaspool tööaega, see ei ole hommikul 9, 10, 11. Teil on alati see koht, et ma ei saa tulla. Aga jälle olete siin, et väga hästi. Ma ei räägi enda eest. Ei ole, aga nüüd... Aga mitte keegi... Nüüd palun minu eest vabandust, te kutsute mind siit kohale ja nüüd te heidate mulle ette, et ma olen iga kord kohal. Aga võib-olla ma olen kuulekas kodanik, kes tuleb ka alati kohale, kui jää ette. Aga selle koha pealt on võib-olla lihtne panna kõrvale, kui täna meil on selline pool mitteametlik tutvustuskoosolek, mis erinevalt järgmistest koosolekutest, mis on ametlikud protsessi menetluse avalikud arutelud, et saab kaaluda, et kas kellaaeg on siis natukene hiljem nendel arutelud. Väga hästi. Nii, et teeme kõigile veel kord kummarduse, kes siia oma vaba aega tulid veetma ja kirjalikud ettepanekud on siit alati oodatud, et see programm veel parem saaks ja meil kõik küsimused vastatud saaks. Kahjuks ka luba täna, et meil on tõesti poolest tundi oli planeeritud ja kõvasti üle läinud. Aitäh! Jaa, just kuidas see kohalik õnnistis sinna hoolele ja kuidas see vajas mis see peab rääkida kohalik ja